Tere, olen Meelis Matkasuulijatest. Täna tahan teile tutvustada 2023 mudeliaasta premium liner tootja Carthago C-Tourer 148 LE-d. Tegemist on 7,5 meetrise matkaautoga, mis on tehtud Fiati põhja peale, millel on alkoraam, millel on hästi suur topeltpõhi. Siit on näha, et me oleme asunud nüüd auto vasakul pool küljel täiesti läbi. Akud on toodud siia ettepoole alla, ehk siis kogu raskust on rohkem toodud esisilla peale. Raskuskese, mugavam sõit, uksed, see on see juhiuks siit sisse. Samamoodi kui see kinni panna, aru saada kohe, mis tähendab premium auto, uks sulgub mõnuga vaikselt. Kui siia ettepoole nüüd tulla, siis nendel meie poolt pakutavatel masinatel on standardis kõikidel LED esituled, mis on Carthago eelis võrreldes teistega, on see hästi allapoole langev armatuur, see tähendab seda, et 2,7 meetrit ette on nähtavus juba olemas ees. Muidugi Carthago esiotsa disain, see on klass omaette. Nüüd siinpool külje peal on ka samamoodi jätkub neid topeltpõranda panipaiku, on piisavalt palju ka siit, ehk saab pikad asjad seest läbi panna. Suusad asjad, mida iganes õnged, mida kellelgi vaja on. Ka siin on veel lisapanipaik. Kõik panipaiga uksed on amortidega, hästi mõnusalt avatavad. Suur garaaž, millel on siis pikkust 1,18 meeter on ukse kõrgus, 1,10 meeter on ukse laius. 350 kilo kandevõimet. Suur garaaž, 1,20 meeter kõrge uks, 1,5 meeter lai, 350 kilo kandevõimet ehk tugev, suur. Kest on alumiinium mõlemil pool ja mitte lihtsalt selline Coca-Cola purk, vaid 1,2 mm alumiiniumit nii seespool kui väljapool, mis annab temale selle kere jäikuse. Uksest sisse tulles ei väsima rõhutamast, uksed peavad olema laiad, vähemalt 600 milli ja rohkem. Ehk mõnus oleks uksest sisse tulla. Juhtimispult siin üleval, truumakombi küte kaalude pärast, kõik veetasemed, akutasemed, sellised asjad. On peal ka automaatgaasi vahetimine, näidik on siin üleval. Eespoolt otsast väga avar. Arvestades seda, et on 7,5 meetrit ainult pikk. Mis on mulle meeldib Carthagode puhul üldseks selliseid asju on teleka asukoht. See on siin, 32 tolli, suur telekas. Samamoodi, kuna see laud on siit nuppi jalga alla, liigutatav igale poole, on hea vaadata teda juhi koha pealt, on hea vaadata teda sealt nurgast, see laud keerdub ringi, tuleb siia ka ruumi, on vaadata igalt poolt. Teleka vaatamine väga mõnusalt avar, kõikidest nurkadest vaadatav. Tegemist on uue Ducato 9-ga, mille baasil ehitatud on, kindlasti muidugi automaatkäigukast ja sellised mugavused alati. Voodi osa allalastes on need hästi lihtsalt. Teleks tuleb alla panna, kui voodi alla võtta. Selle läheb ilusti teest ära. Voodi kohta võiks isegi öelda, et tihtipeale ilma elektrit on isegi mugavam. Nurkades on toetuspunktid ehk kõvasti all, mitte midagi ei liigu, kui siin peal keegi liigutab. Voodisse minekuks ei ole vaja redelit, piisab siia astumisest ja alatigi voodi. Ülesse ja ongi läinud. On veel üks mugav funktsioon, nagu väljast mäletate, oli need panipaigad ja selle panipaigal on seespoolt ligipääs. Topeltpõrandal on suured panipaigad. Isegi kui tuleb midagi raskematki panna kõik siia alla, ehk see tähendab seda, et auto raskuskese on madalamal ja siis tähendab seda, mida on madalam raskuskese, seda mugavam sõita. Korralikult paks vineer. Siin on selline jalanõude kapp veel. Köögi poole peal, kui me räägime tõesti, nagu ma ütlesin, 7,5 meetrit pikk auto, ruumi. Dometic 6 10. seeria külmkapp, mis on siis nagu mõlemilt poolt avatav. Köögis on ruumi tasapinda päris ilusti. See on üks hea, et kraanikausikate saate panna siia selle lisalauaks, saate kasutada ka lõikelauana, kuidas keegi soovib, et väga multifunktsionaalne. Sahtlid, selle mudeli on nüüd ahi lisana, see on selline lisavarustus, mida mõnedele on, mõnedele pannakse, mõnedele mitte. Tihtipeale siukse olukorras on parem, kui siin on rohkem sahtleid. Köögikapid riiuliga. See on täpselt samamoodi Carthago asi, võtate kuskilt kinni, on ta tummine, tugev. Siin on kohvimasina koht, võimalik panna siis erinevaid sorti kohvimasinaid.
Samamoodi on viimistluses, mida alati olen soovitanud vaadata, kui tunnete ära, mis on. Vaadake servasid, kantisid, kuidas on tehtud igal pool ja just eriti nurkade tagant. Kõik on pehme, kõik on ilusti kanditud tehtud. Sellel mudelil on nüüd dušš-WC koos ja selles suhtes on tal siin selline vahesein. Kuid selle omadusega tuleb veel juurde suur riidekapp, mida tavaliselt 7,5 meetrises autos on raske leida. Muidugi ka riidekappi siin, voodinurkades. Siin on veel lisakappi. Voodi on 2 meetrit pikk ühelt poolt, teiselt poolt natukene lühem, lihtsalt tänu WC ja sellele. Voodis istudes pearuumi on piisavalt, mis vooditel on ka omadus. Siin all on korralik raamistik, pehme madrats, mõnusalt tunnete ennast. Suured kapid täiesti ümberringi ja seda saab kõike teha veel 3 inimese voodiks. Või lihtsa nupuvajutusega siit tõmmata selle välja. See pikendus tuleb siiamaani, siin on veel lisapadi olemas, aga jääb väga normaalne, mõistlik trepp. Duširuum. WC on koos, duširuum on piisavalt suur, siit tuleb see põrand alt ära võtta. Tuleb siiamaani korralik sein ette. Saate duši all ära käia, siis saate panna siia selle lisa põranda asemele. Kohe on kuiv, istuda WC-s käia. WC-s on nagu võimalik siis, nagu ma ütlesin, seda on võimalik eraldada, mis muidu on ainult duši ja WC eraldi masinatel. Ruumi, kui palju. Selline nüüd oligi 2023 mudeli aasta C-Tourer 148 LE. Aitäh!